Jeesuse kohta käiva informatsiooni allikas. Natsareti Jeesus on üks kõige mõjukamaid inimesi, kes on kunagi elanud. Paljud võiksid öelda, et ta on kõigi aegade kõige mõjukam inimene. Õpetlane Reinhold Price võrdleb Jeesust paljude teiste mineviku mõjuvõimsate inimestega nagu Muhamed, Marx, Stalin ja Mao Zedong ja ütleb siis, Natsareti Jeesus on kõige mõjuvõimsam tegelane kogu inimajaloos. Dr. William Johnson ütleb lihtsalt ja selgepilguliselt. Ta on inimene, kes ei lahku. Kaalu järgnevat. Jeesusest on kirjutatud rohkem raamatuid kui kellestki teisest. Ta on inspireerinud rohkem suurepärast muusikat kui keegi teine, kes on kunagi elanud. Ta on olnud suurte kunstiteoste teemaks rohkem kui keegi teine, elavana või surnuna. Tema auks on loodud rohkem arhitektuuritaieseid kui kellegi teise auks ajaloos. Ta on inspireerinud paljusid suuri sotsiaalseid reforme maailmas. Ta on kirjutanud oma nime aega endasse. Kalender tunnistab tema jätkuvat mõju. Ajalugu on jaotatud osadeks BC ja AD. Enne Kristust, before Christ, või anno domini, issanda aastal, ning miljonid on läbi ajastute vabatahtlikult surnud tema nimel ning paljud surevad tänini tema nimel. See on muljetavaldav ja täiesti unikaalne nimekiri. Ja kõige tähelepanuväärsem on see, et Jeesus on endiselt siin. Ta ei lahku, nagu väljendas seda Dr. Johnson. Rääkides Kristuse mõjust kalendrile, tähendas Dr. Fitchett uskuda, et üks kadunud impeeriumi unustatud provintsist pärit ammune petis jättis endast aega nii sügava jälje, et pani sajandeid enda nime kandma, on samaväärne kui uskuda, et värvikarbiga laps suudab muuta kõigi ookeanide värvitooni. Kuid Jeesus tegi just seda. Ja mööduvad sajandid pole tema mõju vähendanud. 20. sajandi lõpul ilmunud ajakirja Time artikkel lausus, võib tõsiselt argumenteerida, et mitte kellegi teise elu pole olnud kaugeltki nii võimas ja kestev kui Jeesuse oma. Tõepoolest, ta on kujundanud ajaloo kulgu. Kuidas jõudis Jeesus selleni, et mõjutada inimkonna ajalugu nii märkimisväärselt? Ja kuidas on sajandeid pärast tema surma endiselt miljonid inimesed üle kogu maailma talle truud? Vastuseks on Piibel. Piibel on ainuke tõeline infoallikas Jeesuse kohta, mis meil on. Piiblis pärineb sama hästi kui kõik, mida me tema kohta teame. Kes ta oli, mida ta tegi, miks ta suri, tema õpetused, tema imed, tema elu ja ülestõusmise paljud detailid, tema ja ta jüngrite mõju esimese sajandi maailmale. Kui välja arvata 3 või 4 lühikest viidet Jeesuse varajases juudi ja Rooma kirjanduses, mis ei anna praktiliselt midagi muud peale tema olemasolu kinnitamise, on Piibel ainus infoallikas selle uskumatult mõjuka ja elujõulise isiku kohta. Piiblita oleks ta sama hästi kui olematu. See kokkuarvamatu hea, mis on inimsoole viimase 2000 aasta jooksul osaks saanud, poleks Piiblita juhtunud. Kindlasti pole juhus, et Jeesuse mõju on vähenenud viimase 1,5 sajandi jooksul, mil Piibli täpsus ja usaldusväärsus on sattunud löögi alla. Kui Jeesus on see, kelle ta väitis end olevat ja kelleks teda paljud läbi sajandite on pidanud ning kui tema hea mõju peab kestma jääma ka tulevikus, siis oleks parem, kui võtaksime Piiblit tõsiselt. Seetõttu on meil vaja olla kindel, et see on usaldusväärne dokument. Piibli järgi on Jeesus siiski palju enamat kui enim tuntud ja kõige mõjukam inimene, kes on kunagi elanud. Piibel ütleb, et ta on Jumala poeg, ammu tõotatud Messias, inimkonna lunastaja ning kõigi temasse uskujate päästja.
Piibel kirjutab, et pärast seda, kui ta oli umbes 31. aastal Rooma sõdurite poolt väljaspool Jeruusalemma müüre risti löödud, tõusis ta hauast üles ning läks tagasi taevasse, kust ta oli tulnud. See kinnitab ka, et ta tuleb ajaloo lõpus taas, äratama üles surnud ning juhatama sisse Jumala riigi viimase ajastu maa peal. Ükski teine raamat ei esita selliseid väiteid ühegi inimese kohta, kes on elanud. Mõtiskle hetkeks, kui monumentaalne, kui suurejooneline see väide on. Kui Piibel pole tõene, siis on see kõik vaid haip või soovunel. Aga kui on kas või pisike tõenäosus, et Piiblit võib usaldada, et see on tõepoolest usaldusväärne allikas Jeesuse kohta, on see iseenesest piisav põhjus mõelda tõsiselt järgnevates peatükkides esitatud tõendite üle. Kui Jeesus on see, kelle Piibel väidab ta olevat, siis on oluline, kas me võime seda uskuda. Väga oluline. Tulevase elu võimalus. Enamik inimesi, kes teavad midagi kristlusest ja Piiblist, isegi kui nad ei tea palju, teavad, et osa tehingust on tulevane elu. Tegelikult on see aja keskmes. Nii uskumatu, kui see ka kahtlemata paljudele tänapäeval ei tundu, õpetab kristlus, et teispool seda elu on võimalus elada teist elu, mis ei lõpe iialgi. Piibel räägib sellest tulevasest elust sageli ja üheselt mõistetavalt. See räägib igavesest elust, igavesti kestvast elust, viimasel päeval ülesäratamisest, elamisest igavesti, ülestõusmisest, tõsiasjast, et surnud äratatakse üles, tulevasest ajastust, taevariigist ja uuest taevast ja uuest maast. Jeesus ütles ise, kes usub minusse, see elab, isegi kui ta sureb. Ja sest mina elan ja ka teie peate elama. Johannes 11.25 ja 14.19. See on kristluse tuum ning see pärineb otse Piiblist. Tasub märkida, et tulevase elu võimalust ei mainita Piiblis vahetevahel, ettevaatlikult siin ja seal ega juhuslikult ühe või kahe Piibli kirjutaja poolt. Pigem on see Piiblis põhiteema. Uut testamenti on võimatu lugeda kohtamata peagi viidet igavesele elule või teistele sarnastele sõnadele. Peaaegu iga Uue Testamendi raamat mainib seda ühel või teisel viisil. Kõigil kirjanduse suurteostel on oma teema ning eesmärk ning enamasti ka keskne tegelane. Samuti on Piibliga. Selle põhiteemaks on tulevane igavene elu ja selle keskseks tegelaseks on Jeesus, kes teeb tulevase elu võimalikuks. See on, millest Piibel räägib ja juhuslikult on see üks põhjuseid, miks nii palju inimesi läbi sajandite kõigist eluvaldkondadest on leidnud selle olevat nii kõitva ja rahuldust pakkuva. Sa võid nüüd mõelda, et iga keskmise intelligentsiga inimene võiks vähemalt tahta kaaluda raamatut, mis väidab, et peale seda elu on teine elu ning lubab selgitada, kuidas see võiks nendelegi kuuluda. Lõppude lõpuks ei ole palju selliseid raamatuid, kuid Piibel õpetab, et igavene elu on reaalne võimalus. Nii on minu jaoks olnud alati mõistatuseks, miks nii paljud inimesed, kellest enamik on kahtlemata intelligentsed, ei saa või ei püüa mõelda sellest sama objektiivselt kui suvalisest muust raamatust. Lõppeks ei kaota ju keegi seda tehes midagi, vaid võib hoopiski palju saavutada. Tundub, nagu oleks inimkonna peale laskunud mingi läbiv ja nüristav kollektiivne surmasoov, mis on kõrvaldanud või nüristanud inimese võimet selgelt ja objektiivselt mõelda. Kas selge aru juures inimene loobuks võimalusest igavesti elada?
Inimesed on valmis erinevat sorti hasartmängudes võtma igasuguseid riske, mängima suure tõenäosuse vastu, lootuses, et ebatõenäoline võit ühel päeval võiks kuidagi marginaalselt tõsta käesoleva elu kvaliteeti mõne üksiku aasta jooksul. Ometi ei tundu nad olevat võimelised haarama igavese elu võimalikkust, mis võiks neile kuuluda ilma igasuguse riskita. Just seda pakub piibel. See kõik on üsna hämmastav, nii pakkumine ise kui ka inimkonna järjekindel valmidus sellest ära öelda. Lahkunud Malcolm Muggeridge, kristliku usu kartmatu kaitsja, kirjutas kord: minu arvates alahinnatakse alati inimese rumaluse elujõulisust. See pole kunagi olnud rohkem tõene kui igavese elu pakkumise juures, aga tundub, et peaaegu keegi ei soovi seda isegi kaaluda. Nii et see, kas piibel on tõde, on oluline. Kui see pole tõde, siis on kogu see jutt igavesest elust, tulevasest uuest ajastust, taevast ning surnuist üles tõusmisest vaid palju sooja õhku. Aga kui piibel on tõde, kui me saame uskuda, mida see ütleb, siis on need tõeliselt pead ringi käima panevad võimalused. Mõtle vaid võimalusele elada igavesti. Piibli tõepärasus ja usaldusväärsus muutuvad eluliselt tähtsaks. Selle olulisus elus. Paljud inimesed tänapäeval hoiavad kinni ekslikust mõttest, et piibel on aegunud. Nad arvavad, et see võiks olla okei nende vanavanemate jaoks ning inimeste jaoks, kes elasid nii-öelda valgustuseta minevikus, kuid sellel pole tänapäeva maailmale tegelikult kuigi palju öelda. Lähemal uurimisel paistab tõde siiski teistsugusena. Selgub, et piibel on üpris eluline. See räägib sellest nii, nagu see on, mitte ainult sellest, milline see on olnud või peaks olema. Elu on tõeline ja tähtis ja meil kõigil on elu. Ja piibel kirjeldab elu sellisena, nagu see tegelikult on. Piiblil on elu kohta palju ka öelda. Elu on nagu aur, ütleb piibel. See kestab lühikest aega ja seejärel haihtub, vaata Jakobuse 4.14. Ja mis on 60 või 70 aastat võrreldes sajandite või aasta tuhandega. Piibel kirjeldab elu kui, pisarate orgu. Enamiku inimeste saatjateks on julgusetus, üksildus ning üht või teist laadi probleemid. Me kõik kõnnime mõnel hetkel läbi selle oru. Katsumused ning kiusatused seisavad igal päeval tee peal ees. Nagu Hiob kord ütles, inimene ise sünnib vaevaks ja sädemed lendavad kõrgele. Hiobi 5.7. Me ei pea selle avastamiseks saama eakaks. Sõbrad võivad olla õelad ja tujukad, vaid harva lähevad asjad täielikult meie tahtmist mööda. Piibel tabab kümnesse, kui see räägib julguse kaotanutest ja masendunutest ja me teame oma kogemusest, et see on tõsi. Nii on sajandite jooksul loendamatud miljonid inimesed avastanud, et piibel räägib nendega seal, kus nad on. See toob lohutust haiguse ja surma ajal. See annab lootust julgusetuse ja meeleheite ajal. See juhendab kiimbatuse ajal. See annab jõudu katsumuste ning kiusatuste ajal. See toob valgust pimedusse ning kindlust neile, kel on madal enesehinnang. Ja on seda teinud alati, kui mehed, naised ja noored on saanud seda enda jaoks lugeda. Kas see võib olla põhjus, miks piibel on jäänud bestselleriks? Selle olulisus elu nii erinevates aspektides on võimas argument selle kasuks, et tegu on raamatuga, millesse me võime uskuda. Piibel räägib sünnist ja surmast, noorusest ja vanast east, rõõmust ja kurbusest, lootusest ja meeleheitest, vaesusest ja rikkusest, haigusest ja tervisest, raha tegemisest ja kaotamisest,
uhkusest ja alandlikkusest, perekonnast ja sõpradest ja ka vaenlastest, armastusest ja vihast, rahust ja sõjast, tööst ja mängust, pisaratest ja naerust, meestest ja naistest, vanematest ja lastest, minevikust, olevikust ja tulevikust. See räägib reaalsetest inimestest reaalse maailma reaalsetes olukordades. Piibel räägib ka Jumalast, kes on inimese jaoks olemas. Kui sa lähed läbi vee, siis olen mina sinuga. Kui sa käid tules, siis sa ei põle. Jesaja 43:2. Ning tema ei lahku sinust ega jäta sind maha. 5. Moosese 31:6 ja 8. Ka need tõotused on tõelised. Need sisaldavad võimalusi, mis annavad elule uue mõõtme. See on osa sellest elust, millest Piibel räägib kui tõelisest, võimalikust ja kättesaadavast. See on kindlasti väärt kaalumist. Aga ainult siis, kui me võime tõeliselt uskuda, mida Piibel ütleb. See on jällegi põhjus, miks on ülioluline uurida tõendeid. 5. peatükk. Selle võime muuta inimeste elu. Piibel väidab, et sel on vägi muuta selle lugejate elu. Loomulikult ei soovi mitte igaüks oma elus muutust või ümberorienteerimist. Olgu siis nii. Me oleme vabad valima suunda, millel tahame rännata ning kuidas me peaksime oma elu elama. Me võime praegu tunda end üsna mugavad seal, kus me oleme ning kuhu me suundume. Kuid mida vanemaks me saame, seda rohkem mõistame, et paljude inimeste elus on nii mõndagi puudu. Paljud mõistavad seda äkitselt siis, kui nad on saanud 40 või 50 aastaseks ning soovivad, et nad saaksid otsast alustada. Pool nende elust on läinud ja nad ei saa sinna midagi parata. Meil pole vaja 150 pallist IQ-d tunnetamaks, et inimkonnaga on paljut valesti. Me näeme seda igal päeval teleris või ajalehtedes. Mõrvad, vägistamised, röövid, laste väärkohtlemine, jõukude omavahelised sõjad, terrorism ning traumad, mida need toovad inimeste ellu. Ja miks levib depressioon nii kiiresti ja eriti just lääneriikides? Miks on igal aastal nii palju enesetappe ja miks nende arv kasvab eriti noorte seas? Miks on nii palju narkosõltlasi ja narkodiilereid? Miks nii paljud kunstnikud ja kirjanikud maalivad ja kirjutavad süngetel teemadel? Miks tundub elu tänapäeva maailmas olevat mõttetu, tühi ja tähenduseta? Lahendus on lihtne. Meie, inimeste pärast. Tõeline probleem oleme meie. Mõnikord on tegu naabritega. Mõnikord on tegu juhtkonna või ülemusega. Mõnikord vanematega. Mõnikord naise, mehe, laste, ämma või vanatädi Esmeraldaga. Kuid rohkem kui meile meeldiks seda tunnistada, on tegu meie endiga. Meie täispuhutud egod, ohjeldamatu huvi enese vastu jäävad headele suhetele jalgu ning head suhted on ainult algus. Maailma probleemidest on enamiku juured vastuvõetamatus suhtumises ja käitumises. Piibel väidab, et on võimeline lahendama selle inimolemuse fundamentaalse probleemi. On võimeline minema asjade juurteni ning teostama muutuse meis endis ning ühiskonnas tervikuna. See väidab, et on suuteline ütlema, kes me tegelikult oleme ning aitama meil muutuda, kuni me jõuame selleni, et peame Piiblit heaks asjaks. Piibel räägib sageli võimalusest olla nii-öelda uuesti sündinud või muudetud. Sündinud Jumalast või Jumala elava ning jääva sõna kaudu. 1. Peetruse 1:23. Jumal ütleb Piiblis, ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Esekeli 36:26.
Pole ühtegi teist raamatut, mis midagi sellist väidaks. Ning nende arv, kes on läbi sajandite selle tõesust kinnitanud, on loendamatu. Tasub selle üle mõelda. Me peaksime endalt küsima, kui piibel suudab tõesti inimesi niimoodi muuta, teha halbu inimesi heaks, kurbi rõõmsaks, nõrku tugevaks, kui see tõesti suudab seda teha, kas me ei peaks seda tõsiselt võtma? Mis siis, kui see osutubki tõeseks?